Tere hommikust! Oleme nüüd Compensa rahastuudios jälle. Mina näen, et meiega on ühinenud täna miljonid vaatajad, selles mõttes, et Indrek no stress on, et vaatab terve Baltikum, pluss ka on Lõuna-Euroopast osad tulnud siia. Ma loodan, et sa oskad keeli. Hispaania keeles sobib sul täna teeme? Vist mitte. Vist mitte, okei. Ja kadus ära, praegu miljonid läksid ja alles jäi 3 inimest, okei. No siis teeme 3-le. Täna oleme jälle siin rahastuudios. Minu kaaslane on Indrek, kohe Indrek saab ennast ise tutvustada. Ma võib-olla teengi sellise avangu, ma tutvustan ennast ka alati, sest iga kord on erinev inimene siin maski all. Seekord on Rahakratt, tere hommikust kõikidele. Ja siin minu vastas on Indrek, me hakkame täna rääkima pensionist, pensionisammastest, näguripäevadest, kõik, mis seondub pensioniga, eks ole. Muuseas, Eesti pensionisüsteem ei ole mitte pensionisambad, vaid ma olen kuulnud, et on nagu pensionihambad, et sa paned hambad varna lihtsalt pensionieas. Aga kõigepealt, Indrek, küsimus sulle, ma vaatan välimuse pealt, et ikkagi sul on pikk staaž pensionärina. Kui vana sa oled ja kes sa oled üldse? Mina olen 55-aastane Eesti mees, tahaks öelda keskmine. Endiselt elu? ja tervise juures. Ja täna ma olen siin ilmselt sellest, et ma vist sellepärast, et ma olen pea kogu elu töötanud mingit moodi ühte või teistpidi siis kindlustusega seoses ja väga suure osaga siis pensioni valdkonnaga kokku puutes. Okei, kui sa olid väike poiss, siis sa mõtlesid, et ma tahaks, et minust saaks samba ekspert. Käis umbes nii või? Ei, päris nii ei käinud. Tegelikult, kui ütleme natuke aega tagasi kerime, siis ma võin seda mõne sõnaga rääkida küll, et see on, aga see teekond oli kuidagi loogiline. Et ma tegelikult tahtsin väiksena saada sportlaseks. Aha, aga said pensionäriks. Aga ma sain matemaatikuks sellel põhjusel, et ma murdsin jalaluu ära keskkooli viimases klassis, suht viimases faasis, aga kehakultuurise sisse kehaliste katsetega. Ja sa mõtlesid, kui on juba murrust jutt, siis murrud ka matemaatikas, et ja, midagi sellist, ja siis ma kuidagi väga imelik on see tagasi mõelda, aga jah, teine lähim selline mõte oli matemaatika, aga tegelikult oli, see oli nõukaaeg. Ja mul ema isa olid õpetajad, siis ma kuidagi automaatselt mõtlesin ennast ka sinna haridussüsteemi ja matemaatikaõpetaja tundus mulle isegi selline sobiv. Ja ma võin ära öelda, et mul ema oli siis geograafiaõpetaja ja isa oli kehalise õpetaja. Aga jah, selline pedagoogide laps. Okei, kuna keegi ise midagi teha ei osanud, siis valitas lõpetamise töö? No, ei, ma arvan, sellel ajal oli see õpetamine, ma võin öelda, miks ma selles suunas mõtlesin. Minu jaoks olid välistatud igasugused ütleme karjäärimudelit, kus pidi kokku puutuma kommunistliku partei kuuluvusega, ja koolis see õhkkond oli vabam ja päriselt ka. Kui ma nägin, mis Sofoosis toimus kuskil mujal, et see parteiga seotus, see kõik oli mul väga nagu vastukarva ja see tundus mulle selline nagu selline sõltumatuse, sellise nagu mentaalselt sõltumatuse sellise väikse sellise pelgupaigana sellel ajal, et koolikeskkond. Ega ma muidugi väga rohkem ei mõelnud selle peale. Aga jah, siis oli matemaatikat, läksin õppima, siis ma ülikoolis hakkasin tegelema, et lisateenistust saada. Läksin nõukaajal kooli ja lõpetasin tegelikult Vabas Eestis. Ja siis selles viimases etapis hakkas ju tekkima igasugust ettevõtlust, sealhulgas kindlustusettevõtteid ja kuidagi sattusin kindlustuse siis agendiks ja Polarises, kunagi oli selline selts Tartus sai alguse, kindlustusselts Polarise nii elu kui vara ja siis ma olin kindlustusagent ja sealt edasi kuidagi juhtumisi, kui ma tegin oma agenditööd, minu käest küsiti,
et kuule, Indrek, sina tegeled selle kindlustusega, et kas sul oleks huvi minna rääkima, moodustati selline riiklik järelevalveorgan nagu kindlustusjärelevalve, kindlustusinspektsioon ja siis ma läksingi rääkima ja siis ma sain sinna tööle kindlustuse aktuaariks ja kindlustusmatemaatikuks. Ja siis ma töötasin seal paar aastat ja siis kogusin tarkust ja siis ma läksin edasi Hansapanka. Alustasin seal kindlustusseltsi. Seal ma olin aktuaar, juhatuse liige ja ka arendusosakonna juht. Ja siis peale Hansapanka juba sealt edasi sattusin teise panka, SEB-sse või tollasesse ühispanka, kus ma teistkordselt siis õnnestus mul juba siis päris juhtivas rollis kindlustusselts nullist üles ehitada. Ja SEB-s ma olin siis kokku pea 20 aastat elu- ja pensioni valdkonna juht ja siis need rollid olid üle Baltikumi natukene. Aga jah, ma olen selle teemaga päris pikalt kokku puutunud. No, ma kuulan seda lugu tõesti, et sa oled ikka päris vana, kui sa oled nii palju tööd teinud. Kas 90-ndatel, kui sa alustasid, kas see kindlustuse pakkumine tähendab seda, et see oli katuse pakkumine või? Ei, kindlasti mitte. Ta oli väga kummaline pakkumine tänases päevas vaadates. Seal olid garanteeritud intressid. Ajaloost ma võin, kui ma olin seal kindlustusjärelevalves, me tegelesime selliste huvitavate kindlustusseltsidega, mis võib-olla ei pakkunud väga mõistuspäraseid tooteid, kui nüüd tagantjärgi vaadates. Mis see tähendab? Mis on üks hea näide, et mida täna enam hea näide on, täna turult ilmselt garanteeritud 15%-lise tootlusega toodet enam ei saa. Aga sellel hetkel olid tõesti niimoodi, et ütleme niimoodi, kui tekkisid need nii-öelda euroopalikud kindlustustooted, ütleme siis, kus oli siis risk ja kogumine kokku pandud, nii-öelda siis sellised tüüpilised kogumistooted. Ja tulid siis kõigepealt maandusid nad siia sellise euroopaliku aasta intressiga, garanteeritud intressiga nii-öelda 3,5% näiteks või 4%. Eestis sellel ajal inflatsioon, protsendid olid hoopis teisel tasemel. Kui alla 20% tootlust ei näidanud, et siis ei olnud ei olnud midagi, ei olnud konkurentsist, ja siis tulid kindlustusseltsid, kes arvasid, et oleme ajaga kaasas ja pakume siis lisaks garanteeritule veel teise osa siis ja see maksimum, kui ma mäletan õigesti, minu arust oli 15%. Ja täna neid seltse enam ei ole. Et neil ei õnnestunud siis vastu pidada. Natuke startupi vibe. Jah, et ühel või teisel põhjusel ikkagi rahaga käitumine, kohustuste võtmine väga pikaks ajaks, nende lubadustega peab olema väga ettevaatlik. Kohe lähme sammaste kallale ja lõhume neid ja ehitame üles ja räägime nendest, aga enne, ega sul ju ainult sambad ei ole, sul on kindlasti elu jooksul, sul on olnud pikk elu, sa ütlesid, et sa oled palju 155 on ja sul on kogunenud kindlasti palju raha ja palju investeeringuid. Kui palju sul raha on ja kus su raha on, kui me korraks sammastele ei mõtle? Minul raha on minu arust alati vähe. Just, et raha on minu arust vähe. Ütleme, vähe on neid inimesi, kellel on palju raha. Aga minu siis tänased varud jagunevad siis osaliselt siis kinnisvarasse. See nüüd ei ole siis see, kus ma ise elan, on natukene muud kinnisvara. See on nüüd ajalooliselt kujunenud ja võib-olla sellega on mõnes mõttes suhteliselt hästi läinud. Ja siin on märksõna on see, et aeg on toetanud siis tegelikult kinnisvara väärtust päris hästi.
kui väga lühiliselt vaadata, siis võib-olla mõnes perioodis ta võib-olla mõnes aktsias oleks nagu tegelikult parem olla kui kinnisvaras. Et siis on mul ka üks aktsiaportfell ja siis on mul üks väike ettevõte, meie pereettevõte, mis tegeleb siis puhastustarvikute, keemia maale toomisega ja hulgimüügiga. Ja nüüd ma olen otsapidi uuesti jälle kindlustuses ja sellises olen co-founder ühes ettevõttes nimega Lifery. Ja see on... Kui sa ühte lause, mina ei ole sellest kuulnud enne. Lifery on tegelikult üks selline startup ettevõte, mis hakkab pakkuma tegelikult ka koostöös Compensaga riskielukindlustust aga tegelikult kindlustustoode on selline esimene aste, aga peamine mõte on see, et kuidas väärindada tervisekäitumist ja võtta arvesse inimeste positiivset tervisekäitumist ja siis seda teenuste hinnas positiivselt ka arvesse võtta. Et täna tegelikult sellist linki, kus võetakse hea tervisekäitumisega inimene ja kes tegelikult siis nii-öelda teeb underwritingut just nimelt positiivses mõttes ja siis seob ära siis parema näiteks kindlustuspakkumisega. See on kusjuures väga põnev. Mina sain täna hommikul banaani. Mina saaks ilmselt poole hinnaga siis kindlustusmaksed, kuna see on päris tervislik. Ma ei ole päris kindel, kas banaan hommikusöök on nüüd lõpuni tervislik. Banaan kindlasti ei ole kahjulik ja üks asi see, kas ta on ikka ökobanaan. Et järsku tuli seal keemiat rohkem sisse kui... Ta oli öko, ta on mul olnud seal külmkapis juba pool aastat ja ta hallitas, see on päris öko. Okei, no siis sai lisaks veel muud bakterid ka kaasa, et siis ta peaks kindlasti kasulik olema. Võib-olla isegi see poole hinnaga, jah. Okay. Nüüd mulle meeldib, kus jutt minema hakkab. Aga lähme tagasi sinna vanade inimeste teemade juurde. Pensionisüsteem niimoodi lühidalt ja huvitavalt. Meil on sambad Eestis, meil on pensionisüsteem, on ju, mina ütlesin selle kohta pensionihambad. Ütle korraks, kuidas nagu hästi lihtsalt, ma ütlen taustaks, mina käin väga palju rääkimas noortele inimestele, ma käin väga palju ettevõtetes, vahel mind kutsutakse, vahel ka ei kutsuta, ma käin ikka rääkimas. Maskiga siis või? Jaa, ikka muidugi. Ja siis küsitakse tihti ka pensionisammaste kohta, aga kuna mina olen töötu, ma olengi täis kohaga elu hammasrataste vahel, siis ma neid samba vastuseid, ma ei oska neid anda. Ja kui sa hästi lihtsalt ütled, kuidas Eesti pensionisüsteem töötab, mis see on ja mis need sambad, mida see tähendab? Eesti pensionisüsteem tervikuna, ta ei ole halb süsteem, aga ta ei tööta hästi. Et küsimus on selles, et kuidas seda mõõta. Ma olen nagu selles mõttes kapitalist, et kui me midagi teeme, võib-olla see on vale sõna kapitalist, aga ütleme see eesmärk... Jah, juba okei. Aga ütleme niimoodi, et kui me kuskile panustame, kui me kuskile raha kulutame, kus me midagi teeme, siis me peame mõõtma, mis selle eesmärk on ja kas me eesmärgi suunas liigume. Ja nüüd, kui küsida seda, et mis on pensionisammaste või pensionisüsteemi eesmärk ja mis on see mõõdik? Kui sa praegu nagu seda küsimust mõtled, kuidas sa vastaksid sellele? Ma ei tea, ma ütlen, ma kohe jõuame sinna, et ma räägin, kuidas ma olen enda sambad katki löönud, et ma ei mõõda sealt mitte midagi enam. Ma ei saagi aru, mis nende eesmärk on. Nii, aga... Innustada külluslik vanaduspõlv. Miks? Miks, jah, see on tõesti küsimus. Ma tean, vanade inimeste lemmikkirjandus on Maxima kliendilehed. Sealt nad võrdavad hindu ja siis nad päev läbi tuiavad mööda linna ringi ja otsivad seda kõige soodsamat ostukorvi. Mina sellist pensionipõlve ei tahaks ja sellepärast ma mõtlengi, et kas see süsteem peaks pakkuma mugavat Maximas patseerimist või tegelikult nagu kuidagi paremat elu? No ütleme niimoodi, jah, hea pensionisüsteem võiks olla parem, kui võimaldada Maxima kliendileht lugemist. Aga nüüd on ikkagi küsimus, miks?
tegelikult ütleme, miks meil ühiskonnas on vaja pensionisüsteemi ja ma olen olnud hästi palju nagu ei ole saanud hästi, kuidas öelda, nagu vabalt väljendada või ütleme, sa oled õigemini mind on peetud nagu kallutatud jõuks kogu aeg, sest sa oled kogu aeg ühe nagu sellise nagu esindaja, ühe teenusepakkuja esindaja. Aga ma olen sellele vaatamata, ma nagu ühte sama juttu rääkinud, et kui me räägime miks, ja see on kõige olulisem küsimus, miks meil on vaja pensionisüsteemi ja miks meil on vaja üldse, et inimesed kindlustaks pensioniks ja mina vastan sellele niimoodi, et mina tahaksin näha ühiskonda, kus üks asi on see, et pensionärid ei käiks lugemas ainult siis Maxima kliendilehti või see oleks nende nagu selline, kuidas öelda, maailm. Aga ma ei tahaks näha ka selliseid asju, et väga lihtsasti oleks ühiskond mõjutatav, kus jagades küttepuid, kartulikotte või mingeid muid lubadusi. Sa räägid Liis Haavelist või Keskerakonnast? Ma räägin ajaloos olnud siis manipuleerimisvahenditest, mismoodi lähenetakse sellisele ühele segmendirühmale, ütleme nagu pensionärid ja ideaalis oleks meie ühiskond palju tervem kui pensionär, keda on väga suur hulk, tegelikult kogu aeg suureneb, ta on väga suur valimisjõud. Kui nemad oleksid finantsiliselt iseseisvad või iseseisva maad. Ehk siis iga lubadus, mida poliitik peaks andma, et mõjutada pensionäri otsust, peaks olema nii kallis, et mingi kartulikoti või siis küttepuude lubamine lihtsalt naerdaks välja. See teeks meie ühiskonna palju tervemaks. Ja see trall nende häälte pärast lõppeks ära, me räägiksime päriselt olulistest asjadest, mis tuleviku jaoks on olulised. Ja kui seda pensionisüsteemi või ütleme siis finantsiliselt iseseisvat pensionäri ei ole, siis see trall jätkub. Sest sellel hetkel, kui inimene on pensionil, ta hääletab täpselt nii, nagu talle lubatakse. Ja nii, et tema elu läks paremaks. Ja see tuleb lahti muukida. Tegelikult Euroopas on riigid, kes on selle ilusti lahti muukinud ja pensioni, ja siis ütleme, et oleme mõõdikute juurde. Hinnanguliselt pensionisüsteemi loetakse jätkusuutlikuks edukaks, kui ta võimaldab inimesel hoida elutaset, ütleme siis sissetuleku taset peale pensioni minekut kuskil 70% tema viimasest sissetulekust. On riike, kus on parem, Eesti on selgelt alla selle, et keskmiselt, miks ma ütlen, Eesti pensionisüsteem ei tööta hästi, me tegelikult oleme kuskil seal 40-45 kandis. Meil on esimene teine sammas ja pärast seda tegelikult natukene kolmandat ja statistiliselt on meil siis nii-öelda neid pensionihambaid tulevikus rohkem, kui me tegelikult näha sooviksime. Ja nüüd on jällegi, et miks miks me tahaksime need rohkem oleks, ma just rääkisin, et tegelikult see mõist, ütleme siis see mõte, miks meil üldse pensionisüsteemi vaja on tegelikult mitte selleks, et inimesed võimalikult palju koguksid, või ütleme, et tegelikult selleks, et inimesed saaksid iseseisvalt hakkama, nende väärikus oleks jätkuks, indiviidi tasemel oleks hea olukord. Aga liites kokku selle, siis ka tegelikult riik ise, ütleme ühiskond ise oleks palju tervem ja ka tegelikult siis vähem negatiivses suunas mõjutatav, manipuleeritav. Ma pean ütlema, ma täiesti huviga kuulan seda juttu. Ma ei tea, miks mulle öeldi, et päris igav inimene tuleb stuudiosse, aga minu meelest on küll, ma kiidan, minu meelest jutt on väga huvitav, täitsa ma isegi taha vahele segada. Nüüd me saame aru, miks on vaja koguda pensioniks. Kui selleks puhtalt sinu teha, räägime, et sa ei esinda praegu mitte kedagi järgmise vastuse puhul, sa oled lihtsalt Indrek. Pereisa, sul on 4 last, sa oled tore inimene. Noorematele, see pension tundub midagi väga kauget. See on ikkagi kuskil kaugel. Kui ma täna investeerin, siis ma olen motiveeritud, sest ma saan tulemusi juba kas järgmine nädal, järgmine kuu või järgmine aasta. Ikkagi kiiresti. Kui sina peaksid mulle ütlema, miks ma peaksin pensioniks koguma, kuidas sa, või mulle võib-olla mitte, aga ütleme mingisugusele veel minust nooremale, kuidas sa teed selle tema keeles söödavaks, et kuule, et alusta tänasest
noh, okei, tulemus küll tuleb 50 aasta pärast, aga sa tahad seda väga. Kuidas sa selle niimoodi nagu neelatavaks teeksid? No siin on nagu mitu asja. Väga suure tõenäosusega noortele inimestele pensioni jutt neelatavaks teha. Võib-olla see ei olegi võimalik. Lihtsalt 100 muud muret, kuhu tööle saada, millist ettevõtet alustada, mida üldse elus teha, siis kus elada, kuidas finantseerida elukohta, mingid suhted hakkavad tekkima, kuidas neid elus hoida. Õhtul võiks uue elukaaslasega restorani minna, jälle kulu ja siis on mingi pension. Et ma ütleme sellises lihtsalt oma kogemustele tuginedes ja sellisel subjektiivsel hinnangul, ma arvan noorele inimesele, noortele inimestele ei teegi seda selgeks. See on nii kauge. Kust maad sa alata võiks? 30, 40? Pigem, ütleme, kui me vaatame, hea indikaator oli see, et kolmas sammas kui vabatahtlik, nii-öelda siis on ja. Et mis oli keskmine vanus 3. sambaga liitujatele? Mis sa pakud? Ütleme, see oli nüüd ikkagi mõned aastad tagasi, ma arvan, see on suhteliselt sama, aga siis, kui mina SEBs töötasin, siis ma võin ühest faktist rääkida. No paku. Tead, kuna ma ei taha lolliks jääda, siis ma pean ütlema, et küsimusi esitan siin täna mina. Nii et paku sina, kas sa tead, mis võis olla keskmine vanus? Keskmine vanus, kes 3. sambaga liitusid, olid 40-45, seal vahel. 40-45, aga see on päris kõrge vanus. See on päris kõrge vanus. Ehk siis tegelikult see nagu 20 aastat oma töötatud ajast oled sa tulevikku mitte investeerides toiminud. Ja see on nagu see, ja see ongi lõks. Ja sellel hetkel, kui sa lähed küsima, et nüüd mina olen valmis, siis mida inimesed ei adu, kui pikk võib olla tegelikult see periood, kui sa oled pensionil. Ja kui sa läbi arvutad selle, eriti veel sellel, ja mitte ajada veel segamini seda, et mis on siis nagu nii-öelda sünnist saati, sünnist arvestades üleelamist tõenäosused ja mis on üleelamist tõenäosused, kui sa oled juba 60-65. Ja kui sa oled juba 60-65, ütleme siis pensioni mineku eas või pensioni eelses eas, siis 65-selt keskelt läbi sinu, siin mitte nagu naisi mehi nagu lahku lüües, aga me räägime 20 aastat, see on keskmine. Mis on veel elada jäänud? Mis on elada jäänud, see on keskmine. Ja nüüd see 20 aastat tuleb ära finantseerida. Korrutage läbi, 20 aastat iga kuu ma tahan saada 1000 eurot ja see on siis 12 000 aastas, jätame kõik intressiarvutused praegu kõrvale, ja korrutame selle veel 20-ga, me saame kuskil 250 000 eurot, mis peaks olema, jällegi, me jätame praegu intressiarvestused kõik kõrvale, et ütleme selline kapital, mis nagu lihtsalt varuna, mul peaks tagama mingigi kindluse, et ma selle 1000 eurot saan. No jah, ja kui sa elad kauem, siis on ikkagi... No ja täpselt nii. Minu ema näiteks on, mul isa elas vähem, meestel ongi see õnnetus, et nemad elavad tegelikult statistiliselt vähem. Ema on mul 87. Ja ma tean siin, ütleme sellised 90 aastaseid vanuses inimesi küll ja küll. No muidugi sinu klassivennad, sõbrad ikkagi on kõrgem vanus, ega nii ongi. Kas sinu ema elab hästi või tema valib kartulikoti järgi rahvasaadikuid? Ei, tema ei vali kartulikoti järgi rahvasaadikuid. Minu ema elab päris normaalset pensionäri elu, et tal, ütleme,
on võib-olla üks asi, mis määrab, et on, noh, kui sul nagu eluaseme kulusid ei ole, et siis, jah, et siis saab hakkama, aga noh, see on ikkagi ka tegelikult, noh, olgem ausad, need inimesed, kes täna on pensionil, nad on õppinud ka läbi elu hakkama saama mis iganes tingimustes. Et noh, kes natukenegi, noh, nii-öelda nõukaaega on usutanud olnud, siis nad teavad, mis tähendab hakkama saamine. Ja inimene on selles mõttes visa, ta saabki hakkama. Ta ongi loomult visa, ta saabki hakkama. Ja muud üle. Täpselt nii. Jah, aga võiks ju olla nii, et sa mitte ei pea lihtsalt hakkama saama, vaid elu võiks olla ikkagi hea. Võiks küll, aga selleks tuleb panustada ja nüüd, kui me tuleme tagasi, mida selle noorega teha, et siis noh, minu isiklik arvamus on see, et pensionisüsteem peaks käivituma sellises mahus, noh, kui inimene läheb tööle, tegelikult ütleme 80% rohkem inimesi lähevad tööle, lähevad palgatööle. Ja nad elavadki hästi ja saavadki head palka ja kui sa oled hea spetsialist, sa saadki väga head palka ja saad väga hästi hakkama. Kõik ei hakka ettevõtjateks, kõik ei õnnestu ettevõtjatena. Kõik ei tahagi. Aga selleks, et nüüd pensioni kulude osas tekiks mingi tasakaal, et neid oleks, ütleme, sul oleks seda varu, kust võtta ja pensionis elada, siis tegelikult peaks pensionisüsteem käivituma kohe tööle minnes. Ja niimoodi käivituma, et see noor inimene ei peaks selle peale mõtlema. See käivitub automaatselt või kas poolautomaatselt või 100% automaatselt. Ja märksõna on see, et kui palju siis sellest sissetulekust tuleb kõrvale panna niimoodi, et pensioni eas vastu pidada. Ja minu arust pigem loogika, teeme loogika lihtsaks ja jätame sellised, see inflatsiooni ja investeerimisväärtused korra kõrvale. Ütleme niimoodi, me eksisteerime nagu null maailmas, et me raha ei kaota väärtust, inflatsiooni ei ole, aga ütleme, meil ei ole ka mingisuguseid mega võimalusi investeerida. Et ma pean hakkama saama. Ja siis, kui pensioni iga, ütleme keskmiselt, sa pead kindlustama 20 aastat, finantseerima oma aastaid 20 aasta jooksul, kuskilt raha võtma. Ja nüüd on küsimus selles, et kui pikk on see kogumisperiood. Kui sa 45-selt alustad kogumisperioodi, siis sinu kogumisperiood võrdub tegelikult sinu väljamakse perioodiga. Noh, enam-vähem. Ehk siis, kui sa paned 10% kõrvale, siis sa saad 10% hiljem tagasi. Aga kui sinu kogumisperiood on näiteks 2 korda pikem ja sa paned 10%, siis välja saad võtta 20%. Vaat see on see tegelikult see nii-öelda väike matemaatiline võimendus. Ja kui me siia lisame juurde nüüd tegelikult pikaajalise tootluse, mis tegelikult, ütleme siis riske valides läbi ajaloo siiski annab sulle pigem positiivse poole kui negatiivse poole, siis tegelikult see töötab inimese kasuks. Aga küsimus on selles, et kui mitu protsenti nüüd siis palgast kõrvale tuleb panna selleks, et saada nii-öelda jõuda 70%-ni. Ja kui me ütleme, et esimene ja teine sammas, ütleme see riiklik kohustuslik süsteem, mis enam ei ole täismahus kohustuslik, aga ütleme siis see riik on nagu täna nagu öelnud, 40% on tema see tase, mis ta tagab, meil on 30 juurde saada. See on see kolmas sammas või? See peaks olema kolmas sammas. Ja ehk siis kolmandasse sambasse inimene peaks kohe sellest hetkest, kui ta tööle läheb, investeerima circa kuni 15%, ütleme see on kuskil seal 10-12%, kui me arvestame selle positiivse stsenaariumiga, et tegelikult intressid töötavad ka inimese kasuks, et ta ei pea 15% panema, aga kuskil 10-12% iga kuu kogu aeg kõrvale selleks, et saada, ütleme siis koguda 40 aastat ja seda sama 40 aasta jooksul kogutud raha võtta välja siis keskmiselt 20 aasta jooksul. Selle 70% siis. Ja, just. Siis ta tegelikult jõuaks sinna kuskile 70% oma viimasest sissetulekust. Et ütleme see matemaatika hästi lihtsustatult töötab umbes niimoodi. Aga see kolmas sammas ju võikski olla siis selles mõttes vajalik ja ta on ka nagu ta on paindlik toode, et sa saad ise seal päris palju nagu mängida, otsustada, eks. Jah.
miks see hea on, kuidas sealt maksimum võtta, kuidas seda kasutada niimoodi, et päriselt sellest on kõige rohkem kasu? No tegelikult kolmas sammas Eestis ei ole üldse nii-öelda tingimustega võrreldes, mis mujal maailmas pakutakse halb toode. Ta on esiteks tal on maksusoodustus, sa saad tulumaksuvabalt investeerida siis kuni 15% enda palgast või ütleme siis enda maksustatud tulust ja sellel on ka lagi, see on siis kuni 6000 eurot aastas. Mis keskmiselt ei ole üldse tegelikult väike summa. Ma küll möönan, et kui hästi pikalt nagu vaadata üle pika perioodi, siis kui riik kuskil võiks midagi nagu paremaks teha, siis tegelikult see 6000 eurot nii-öelda lagi võiks olla seotud siis mingisuguse indeksiga või mingisuguse palgakasvu indeksiga, et see nagu ajale jalgu ei jääks. Ta tegelikult lõpuks ta jääb jalgu, kui ta kindlasti on piirav. Aga kui seda teha, siis juba see tulumaksusoodustus selle tegemise hetkel 20% justkui tegelikult tootlust hüppab kohe nagu tegelikult tootesse peale. Ma saan 20% tagasi, mida võib siis ka omakorda investeerida tuleviku tarbeks. Ja siis raha välja võttes peale 55. eluaastat, see nüüd natukene siin hakkab liikuma ka, sõltuvalt pensioni east, aga põhimõtteliselt ma saan ka välja võtta tulumaksusoodsalt. Iseenesest on ta päris hea vahend inimesele, kui sa oma tuleviku tarbeks raha kõrval paned, investeerid. See on esimene positiivne noot. Meil kahjuks on aega, muidu ma oleks tahtnud siin lõpetada, et jääks mingi selline positiivne noot õhku, aga seda kolmandat sammast võib ju koguda nagu erinevatesse kohtadesse, ma saan aru. Või kuidas süsteem toimib? Minul on kolmas sammas lihtsalt tehtud sellepärast, et paar aastat tagasi sai mingisuguse soodustuse, kui sa liitud, siis ma ei mäleta, mis see oli, aga ma tegin endale kolmanda samba 2 või 3 aastat tagasi. Oli mingi selline kampaania. Aga palju sa paned sinna? Saadki 3 kuupi küttepuid. Ma ei panegi midagi. Ma panin sinna 10 eurot, kui ma ta lihtsalt avasin, sest ma ei tööta. Okay. Mul ei ole palka. Kas on mõtet? Aga sissetulekut ka ei ole? Makse maksad ikka või? Makse maksan, aga sellist nagu eraisiku sissetulekut, see on nii minimaalne, et kas on üldse mõtet. Kellel see kolmas sammas tehtud on? Kas ta on tehtud palgatöötajatele, nagu kõik arvavad, või tegelikult ta on tehtud ka ettevõtjatele? Nii nagu ütlesin, ta on maksusoodustus kehtib maksustatud tulust. Et kui sa deklareerid isiklikku maksustatud tulu, siis selle arvestuses sa saad 15% siis panna, võtta see täiendav maksusoodustus endal välja. See ei pea ainult palk olema. Et selles mõttes ta päris niimoodi ei ole, et on ainult töötajatele või ütleme siis palgasaajatele. Aga võib-olla see motivatsioon on teistsugune. Et kui inimene tegeleb ettevõtlusega, siis tema mõtleb eelkõige seda, et see ettevõte kui selline õnnestub ja ta panustab sinna. Ta suunab kogu raha, ütleme see 15% on ka raha, ta pigem suunab selle oma ettevõttesse. Just, seda sa saad päriselt rohkem. Just, et sa nagu näed selles väärtust rohkem ja siin ei saagi nagu võidelda, et see kujunebki niimoodi välja, et need inimesed tegelikult suunavad ka oma vahendid sinna ettevõttesse ja nad panustavad 100% sinna. Ja see on nende jaoks siis tuleviku kindlustus. Kas me nimetame seda pensionikindlustuseks või milleks iganes on ju, aga põhimõtteliselt ta tegelikult peaks tagama inimesele siis tema sissetulekud ja elustandardi. Et õnnestumise korral on ju. Aga 80-90% inimesi on siiski palgatöötajad. Ja nende jaoks on see kolmas sammas töötab päris ideaalselt. Okei, seda on huvitav kuulda. Ja sinna võiks siis pannagi sisse, sa ütlesid 15% või kuni 6000 eurot? Jah, mõlemad. Laega 6000 eurot aastas. Okei. Seega, väga lihtne. Siin on nüüd pärimise osa on ka sammast juures päris huvitav. Ma olen linna peal kuulnud, et kui sa paned ketsid karpi ja need sambad siis kellelegi pärandad, siis sinna saab panna soodustatud isikuid, mida siis keegi kuskil teada ei saa, kes ei pea siis testamendis olema, on mul õigus. Et tegelikult oletame, et mul on mõned
lähedased, kuidas siis öelda, armuke võib-olla vale öelda, sõbrannad. Sinu sissetulekust sõltuvad isikud? No ütleme, jah, vot siin ma täna õpin, just minu sissetulekust sõltuvad vastassoo esindajad. Okay. Ja nüüd, kui siis minuga kõik on, tuleb jahihooaeg, lind lastakse maha, minust jäävad siis need sambad, siis neid on võimalik nendele minust sõltuvatele naissoost isikutele vaikselt nihverdada, nii et see ametlik sinust sõltuv isik, sul on see sõrmus seal, et see teada ei saa või, kes nii on õige. Enne kui me selle juurde läheme, et mul ikkagi kiusatus öelda, et kas sa teisipidi ei taha elada või? Et naiste kulul? Jah. Miks nagu nemad peaksid olema sinust? Tänapäeval on gender equality, põhimõtteliselt ju võiks ju mõtle ümber see asi. Mõtle see elufilosoofia ümber, et sa nagu valid, võib-olla sa valid liiga lihtsa tee, et see on õige. Majanduslikult jõukaid naisi on päris palju. On jah. Kahjuks nad on arukad, enamus. Jah, see on muidugi takistus, see on õigus, jah. Siin võib-olla see plaan jääb, aga ma pingutan rohkem, ma luban. Okei, aga pärimine on kindlasti üks argument, kus inimesed saavad valida siis soodustatud isiku, siis ütleme siis kindlustusselts peale siis kahju menetlemist ta tegelikult maksabki selle summa otse soodustatud isikutele välja, et ta läheb siis nii-öelda siis ütleme siis realiseerub kiiremini see raha väljamaksmine, et enne kui siis see pärandvara avatakse ja nii edasi, et selles mõttes on see kindlasti üks moment, kus ma mäletan üks päris jõukas inimene kunagi mõtles sellise loogika, et miks tal seda kindlustuskaitset vaja on. Ja just nimelt sellepärast, et enne kuniks tema pärandvara avaneb, sinna läheb aega, siis ta tagab selle, et pool aastat oleks siis tema sissetulekust sõltuvatel inimestel oleks finantsiline sõltumatus. Ütleme, et haarem tahab süüa? No võib-olla oli seal tegu tegelikult mitte haarem ja võib-olla oli seal tegu lastega ja võib-olla oli seal inimlikumad põhjused või ütleme sellised igapäevasemad põhjused. Aga sinna saab need sambad panna, et neid sambaid pärandada, see on see koht, jah? Sa saad kindlustuslepingus saad määrata soodustatud isiku ja kindlustuslepingut saad sa kasutada ka siis pensioni kogumiseks, ka riskide kindlustamiseks ja pensioni vara investeerimiseks. Kindlustusleping annab selle formaadi, kus sa saad määrata siis soodustatud isikuid. Et selles mõttes see on kindlustuse üks tahk, mida saab enda kasuks siis vajadusel pöörata, ära kasutada. Ja neid sambaid, neid saab ju koguda nagu ka mujale, ma saan aru, et kõik need kompensat, me siin räägime, me peame sellest rääkima, sest nende käest tuleb raha, mulle ja sulle. Mulle ei tule kusjuures. Okay. Ma ei tea, võib-olla tuleb ka. Kuidas sa nii motiveeritud siin istud, et kui raha ei saa, et väga huvitab. Aga seda on võimalik ka koguda ju erinevatesse fondidesse ja niimoodi ettevõtete kaudu ka, mitte ainult nagu riiklikud sambad. Kompensal on fondid, jah, sa saad nagu investeerimisriski valida, et sõltuvalt siis saab regiooniti ja ka siis nagu valdkondade lõikes siis raha suunata endale sobivasse riski siis ütleme sellise portfelli või kujundada siis enda portfelli. Et see võib olla garanteeritud intressi tasemest kuni siis valitud siis ma ei tea tehnoloogiasektori või konkreetset fonde ma ei hakka siin välja tooma, päris müüki tegema, aga see valik on täitsa olemas. Et nii Evli kui Paribase fondid annavad tegelikult päris sellise laia võimalused kaasa arvatud Avaron tegelikult Kristel käis siin rääkimas, et ka Avaroni fond on täitsa olemas, et nii-öelda kodumaine fond. Et valik on olemas ja kui me räägime, ma võin omast kogemusest öelda, kui ma ütleme tegelikult, kui ma olin palgatööl SEB-s hommikust õhtuni tegelesin pensioni valdkonna juhtimisega, siis mul ei olnud päriselt ka aega, et panustada näiteks oma aktsiaportfelli juhtimisse. Ei olnud aega. Ja võibki niimoodi öelda, et kui sa oled päriselt kuskil palgatööl,
siis kui sa tahad veel lisaks juhtida 100%, võtta mingi vastutus ja juhtida oma vara, see on päris kõva pingutus. Ja see võtab päris palju aega. Et täna ma olen selle aja võtnud enda jaoks, tegelen, ütleme, ise investeerimise otsust tegemisega, see on huvitav, ma saan targemaks, kuidas hästi palju peab lugema, taustasid investeerima, ütleme, investeeringute otsuse tegemiseks, et saada aru, kuhu sa investeerid, mis riski sa investeerid, mis riski sa võtad, mis on selle antud hetkel selle tootluse väljavaade. Ja siis pead tegema otsuseid. Kaasa arvatud siis ka müümise otsuseid, et mitte lõksu jääda, väga teadlikult piirama näiteks mingeid riske, kus sa peadki müüma. Näiteks, ütleme sellised, kui sa sellega igapäevaselt süsteemselt tegele, siis sa jääd nagu lõksu. Sa nagu õigel ajal ei müü, saad kahjud sisse, saad võib liiga palju ja nii edasi. Et seal on asju, mida peab hästi nagu tegelikult igapäevaselt jälgima. Ja kui sul on see aeg ja ka energia peale oma põhitööd, siis miks mitte, aga mina küll võin öelda, et minul ei olnud. Et ma ikkagi, minul seda võimekust ei olnud. Ma vaikselt tekitan praegu seda võimekust. Ma võin öelda, et isegi töötuna on see raske. See nõuab keskendumist. Jah, täpselt, et see tegelikult on ja sellepärast ka mitte nalja pärast, et või ütleme lihtsalt, et kellegi, et umbes fondid tahavad teenida, muidugi nad tahavad teenida, aga nende lisandväärtus on ka tegelikult päris suur. Nad teevad igapäevaselt seda tööd, just nimelt seda tööd, kuidas valida õigeid riske ja siis kliendile vastavalt, kliendi ootustele vastavaid riske. Ja siis selleks tulebki siis valida, klient peab tegema selle otsuse, et millise riskitase, millise ajaperioodi ja horisondiga teeb raha koguma hakkab ja siis valima selle nii-öelda siis õiged fondid sinna portfelli. Sealt edasi siis toimub tegelikult automaatne ja kliendi roll on päriselt ka olla järjepidev oma raha panekus, et see vara hakkaks ka tekkima. Ma siin vahepeal, ma jälgin mitut ekraani küsimusi, tuleb igalt poolt sisse postiga, just tuli ka Omniva Postiljon, kes tõi mõned paberkirjad, küsimused. Kohe lähme nende küsimuste kallale, mida on siis need miljonid vaatajad ja saatnud erinevates keeltes, siin on heebrea ja hispaania ja kõik on olemas. Aga enne, sina ja elukindlustus, mis suhe seal on? Minul on täiesti kindlustuskaitse endiselt olemas. Natuke niimoodi kõkle praegu, et kas... Ma lihtsalt mõtlen, et kuna mul on ka üks laen üleval, siis selle laenuga seoses on, et katta ära see kohustus, kui midagi peaks juhtuma, et keegi teine ei peaks seda tagasi hakkama maksma või realiseerima seda vara, mis on selle laenuga seotud. Et siis mina pean seda vajalikuks, et selliste riskide maandamiseks, et see on päris, minu jaoks on seda päris oluline. Et kui sul on mõnes mõttes vastutus, ütleme oma lähedaste ees, siis lihtsam on seda igakuist kulu nii-öelda maksta ja see vastutust mitte lükata siis teiste õlgadele või miks peaksid lapsed selle murega tegelema? Olen nõus, minu meelest elukindlustus on selles mõttes ideaalne toode, et olen ise ka mõelnud pakkuma hakata elukindlustust, sest kui sina oled minu klient ja sa ära sured, siis ega sa tegelikult teada ei saa, mis mina pärast teen, siis kas ma siis hüvitan või mitte, et see tundub väga riskivaba äri. Oota, mina mõtlen nii, sina võib-olla siin kõrgustes ei ole. Ma arvan, et jõustruktuurid ja riik mõtleb ka natuke teistmoodi. Et ma ei kujuta ette, kaua sul lastakse seda äri teha, et esimese infokilluni, mis näiteks Finantsinspektsiooni peaks jõudma, et keegi sellise äriga kuskil toanurgas tegeleb. Ilmselt
ilmselt pannakse kinni. Eks selgub, aga see startup maailm peabki olema selline mustreid murdev ja eks vaatame, sest meil on siin üks üritus on veel jäänud, mis tuleb jaanuaris ja kui siin on keegi teine, siis seda modereerimise ilmselgelt, siis sul oli õigus, on ju. Kui siin endiselt mina olen, siis võib-olla oli mul õigus, et ega kes ei riski, see kinni ei lähe. Või siis sa oled vahepeal investeerinud vajaliku kapitali sinna, loonud kindlustusseltsi ja taodelnud litsentsi ja nii edasi, et võib-olla see kõik formaalsus on väike, selline formaalsus on läbitud ja sa oled täiesti legaalselt, saad pakkuda elukindlustust. Jaa, ei, ma olen nõus selles mõttes, ega julge pealehakkamine on pool kinniminekut. See on... Aga muidugi ma ütleks ära ka, et miks see vajalik on, et tegelikult kindlustuse äri alustamine on tegelikult päris kõrgete barjääridega ja just nimelt sellega, et sellega kaasneb päris, ütleme siis väga suur vastutus. Tegelikult on enda pukki võtta üles kohustus kellegi surma korral näiteks välja maksta 200 000 eurot. Selle jaoks sul peabki olema päris tugev algkapital. Ja et ei juhtuks niimoodi, et inimesed maksid raha küll, aga tegelikult vastu ei saa midagi. Sest võib-olla ühe mõõtme ma tooksin siia juurde, et tihti lugu nagu öeldakse, et kui me räägime elukindlustusest, et see raha on justkui kaotatud raha. Et minuga midagi ei juhtu, ma saan raha, ütleme siis, minu lähedased saavad raha siis, kui mina surma saan. Aga kindlustus tegelikult töötab, ta ongi ümberjagamise mehhanism. Ta töötab juba aastatuhandeid. Ta kunagi töötas teisipidi kogukondades niimoodi, et ütleme siis, mingites ühiskondades on leitud seda, et inimesi ei jäeta hätta. See oli, ja siis kogukondades tegelikult hakati kokku mingisugust sellist ka tagantjärgi, et kui näiteks meremeestel oli selline asi, et kui mõni meremees tagasi tulnud kogukonnas, siis see kogukond võttis selle pere enda hoole alla ja hakkas talle maksma mingisugust sissetulekut. Hiljem hakati aru saama sellest, et see on väga volatiilne, sest kunagi ei tea, mis juhtub. Ja et kaasaegne kindlustus on tugineb siis tõenäosustele. Ja selleks ei pea tagantjärgi tegutsema ja siis mõtlema, et mismoodi kogukond peaks ühe siis leibkonna üleval hoidmisega hakkama saama. Aga selle jaoks ongi siis kindlustusseltsid, kes siis vastavalt statistikale tegelikult ütlevad, et kui palju üks risk maksab ja see raha selles mõttes tegelikult ei lähe kaduma. Et kui mina ära ei sure, siis minuga on kõik hästi. Aga statistiliselt on ka nii, et keegi sureb ära. Ja siis nüüd nendest inimestelt, kes sinna tegelikult kokku on maksnud, sellest rahast ju tegelikult finantseeritakse neid juhtumid, kes siis tegelikult ära surid. Ta on mõnes mõttes hästi tugeva sotsiaalse mõõtmega ja ütleme, tuleb lihtsalt aru saada, et see ei ole minu jaoks kadunud raha, see on ühiskonna, ütleme siis nende inimeste, kes on kindlustanud jätkusuutlikkuse tagamiseks kuhugi kellegi hüvanguks jõudnud raha. Nüüd, kui ma kuulan seda vastust, ma saan aru, et mul on väga rumalad küsimused, aga need küsimused lihtsalt need anti mul ette. Ma ise oleks küsinud intelligentselt. Aga teeme nad targemaks, aga muuda targemaks kohe. Jah, lihtsalt polnud aega, aga ühesõnaga, kui sa ütlesid, et 200 000 tuleb maksta välja, kui keegi sureb, siis mina saaks tegelikult, mul on täna umbes 800 000, ma saangi teha väikse üleskutse, ma saan 4 klienti endale võtta. Kui keegi kuuleb ja tahab täna olla esimene minu pilootklient, siis võite mulle märku anda. Nüüd on lugejate ja fännide küsimused, mis on siis siin aastate jooksul kogunenud. Kust saab kõige parem ülevaate 3. sambast, kui on tegemist erinevate lahendustega? Et oled ise investeerinud, on pensionikindlustus, on tööandja pension, et see kõik vist pensionikeskuses ei ole või? Pensionikeskus on ka päris hea algus. Õnneks või ka isegi õnnetuseks Eestis väga palju neid teenusepakkujaid ei ole. Kindlustusseltse on 5, pensionifondid, siin on pangad, fondihaldurid, neid on ka siin võib-olla 10. Tegelikult väga palju neid ei ole, et kui huvi on pensionikeskusest alustada, ka seal on minu arust listitud kõik teenusepakkujad ära, et olemas, et ja siis
siis tuleb nagu täpsemalt ise vaadata, et kelle toode, kelle teenus, kelle võib-olla kliendi suhtlus, kui palju tegelikult palju üldse panustatakse sellesse, et kliendiga vaeva näha. Seal on sellised nüansid, mis võivad mõjutada seda otsust ja mille järgi mina siis isiklikult saaksin teha otsuse. Et kuni sinnamaani välja, et kas siis tõesti nüüd siis see fond nende kuludega, nende siis tuleviku tootluse ootustega ja nii edasi, kas see kõik sobib mulle riskidega ja ütleme selline mitmest elemendist kokku, mille pealt seda otsust teha, aga pensionikeskus, otse iga teenusepakkuja koduleht aitab väga kiiresti edasi, ma arvan. Okei. Oletame, et meil on nüüd pensionär ja nii nagu Eestis ikka, ta töötab. Kas temal on mõtet kolmanda sambaga hakata üldse pusima või lüüa käega? Sõltub nüüd, kui vanast inimesest me räägime. Ma ei tea, kui vanalt pensioni minnakse Eestis, see on vist... 63, täna vist 63-65 vahel kuskil on see aeg vist, kus saab ametlikult minna. Ma ei tea ka. Mõnes mõttes kolmanda samba tulumaksusoodustust, kui see raha ka seal 5 aastat sees on, et ma 60-selt näiteks veel maksan ja 65-selt saan välja võtta, siis ma saan oma tulumaksusoodustused kätte. Sest kolmandas sambas on see väike nüanss, mis enne ei mainimata, et see lepingu pikkus peab olema rohkem kui 5 aastat. Alates 5 aastast saab siis väljamaksel tulumaksusoodustusi kasutada. Et enne seda siis riik küsib, enne seda raha välja võttes riik küsib selle 20%, mida ta enne soodustusena andis, ta küsib selle tagasi. Et kui see perspektiiv on selline, et ma 60-selt veel 10 aastat töötan ja kusjuures ma arvan, me peamegi ümber mõtlema väga palju oma elamise mõttekust ja ma küll ei arva seda, et kuidas öelda? Seal on üks küsimus, kas see pensionär sõi hommikul seda allitanud banaani nagu mina. Ma pigem mõtlen elufilosoofilisemalt, et mina arvan, et see finantsiline sõltumatus, iseseisvus on selles mõttes üle ekspluateeritud, et justkui nagu et see annab mulle mingi sellise vabaduse, et ma ei pea mitte midagi tegema. Aga see on ju igav elu. Et suure tõenäosusega täna väga paljud mõtlevad, et kuidas huvitavalt elada, kaasa arvatud 60-selt, 65-selt, kuidas olla kasulik. Ja kui sa oled kellega kasulik, suure tõenäosusega sa ju teenid raha ka sellega, saad palka või sul on sissetulek. Miks mitte siis tegelikult nii öelda siis seda ka kasutada kolmanda samba raames, ka tulumaksusoodustuse mõttes on ja valida õigeid riske, mitte võib-olla liiga laamendada, mitte nagu mõelda nagu väga riskialtilt, võtta nagu konservatiivse vaade ja siis kindlustada tõesti nagu oma elu nagu selles etapis, kus ma võib-olla tõesti olen nüüd tervis ei luba mul enam olla nagu nii aktiivne. Et miks mitte? Et ma arvan, see sõltub väga inimese enda selle hetke, kuidas öelda, olekust, aktiivsusest, eesmärkidest, palju ta jaksab. Mõni 65 ütleb, et ma ei taha. Kõik, ma olen pensionile, kõik mind see 40% rahuldab, ma saan hakkama ja ma ei taha mitte midagi teha. Aga väga palju on neid rohkem, ma arvan, tekib juurde, kes pigem mõtlevad teisipidi, et ma tahan olla kasulik. Ja võib-olla ka töö on hobi, on ju. Täpselt nii, jah. Ma vaatan ka, kuidas mu vanemad töötavad, nad on kuskil seal 60 ja 110 vahel, ma täpselt vastu seda vanust ei tea neile, aga praegu tundub, et on hoog sees ja nemad võiks seda teha siis täitsa. Absoluutselt, jah. Nii, umbes 95% inimestest võtavad teisesse sambasse kogutud raha pensioni ikka jõudes ühe korraga välja, ühe summana, mitte igakuiselt. Kas on see okei? Kas sa teeks nii, sina kui Eesti pensionluse ekspert? Ütleme, vanad inimeste ekspert.
No praegu ma arvan, on lihtsalt selle teise sambaga see kurbloolisuus, et hinnanguid üldse, ütleme see reform, mis teise sambaga puutus edasi, et neid hinnanguid anti nii-öelda poole sõidu pealt. Ja need inimesed, kes täna ütleme, paljudel juhtudel ma arvan, ongi see, et kui sa vaatad seda summat, siis seda ei olegi palju. Ja kui sa mõtled, sul on, et mis selle väärtus siis on. Ja kui sa selle 20 aasta peale võtad selle, ütleme, eluaegse annuiteedi või eluaegse pensioni, ja mis siis tegelikult jaotatakse 20 aasta peale, siis sul vaatadki seda, et sul muidu on riiklik pension, on sul seal, ma ei tea, 600-700 eurot, seal saad võib-olla mingi 50-100 eurot juurde, tundub selline nagu mõttetu, et ma saan aru, mille pealt see otsus tekib. Ja võib-olla ta ei mõjutagi minu elukvaliteeti nii olulisel määral, et ma võtan selle välja, ma teen mingid elukvaliteedi otsused kohe ära ja ongi nii. Aga ütleme, kui see teine sammas töötab, nii-öelda juba 100% on saanud töötada niimoodi, et inimene on panustanud läbi teise samba mitte 20 aastat, vaid 40 aastat. Siis olukord muutub. Siis teise samba osakaal pensionist ei ole enam mingi 10% või seal 10-15% või alla selle isegi. Siis on ikka tuntav juba. Ja siis ta on tuntav, siis tegelikult minu professionaalne hinnang ütleb, et selle raha mitte eluaegse pensionina välja jagamine on viga. Mina arvan, et kui me tahame, et meil ei tekiks 10 000 pensioni, nii-öelda piltlikult hambaid, millest sai enne räägitud, inimesi, kellel on pensionihambad, siis me pensionisüsteem peab mõtlema niimoodi eesmärgipäraselt, et inimese sissetulek kestab tema elu lõpuni. Kaasa arvatud siis, kui ta elab üle keskmise. Ja kui sa seda ei tee, siis paratamatult inimesed indiviidina mõtlevad natuke optimistlikult. Et mis see on, et mul siin jagub ja nii edasi, aga ei pruugi, võib-olla ma elan kauem, kui ma tegelikult nagu arvan ja me järjepidevalt elame kauem, kui me tegelikult arvame, statistiliselt ka vaadates. Et seda alahinnatakse ja see risk, et meil on näiteks siis 80 eluaastast alates ja üles poole on palju vanureid, kelle sissetulek oluliselt on viletsamaks läinud, aga kes just sellel hetkel, praegu me räägime, mis reformist me räägime praegu hästi avalikult palju, hooldekodu nii-öelda viletsusest on ju, ütleme olukorra viletsusest, siis millest ta peaks finantseerima seda või kes see peaks finantseerima seda, et ta saaks hoolekandes saaks normaalse teenuse. Et see raha saab lihtsalt otsa. Ja tema võimalused lähevad viletsamaks, et neid riske lahti jättes me tegelikult ei adu, kui palju inimesi võivad niimoodi hammasrataste vahel jääda. Et süsteemi tervikuna, mina arvan, see peaks olema eluaegne pension, aga tänases faasis ma saan täiesti aru, need otsused ongi pragmaatilised ja võib-olla isegi õigustatud, et jah, ma võtan, sest mul see lisandväärtus ei ole nii suur. Ja ma võtan selle välja, ma saan selle lisandväärtuse kuidagi praegu paremini ära realiseerida ja just kui mul on selline tunne, et see on nagu parem lahendus. Okei. See esimene küsimus siin, ma tundsin ise ka, et sealt jäi natuke puudu või ta ei olnud võib-olla nii täpne. Et kui inimesel on kolmandas sambas, kus saab ülevaate, kui inimene on investeerinud kolmandasse sambasse, aga kui on erinevad lahendused, ehk siis ma saangi aru, et on kolmas sammas, siis on mingisugused fonditooted, kas seda on kuskil niimoodi näha, et ma näeks, mis siis tulemas on, et mul oleks hea ülevaade? Ma ei tea, aga tulemas, mis siis tulemas on? Et mis mul olemas on, et ma olen pannud kolmandasse sambasse erinevad lahendused, et ma näeks kõiki neid, et mis on siis tulemas mul üks päev või palju mul siin vaja seal nagu koos on. Pensionifondidest peaks küll saama tervikliku ülevaate pensionikeskusest. Aga kui seal on veel muud juures, et ongi kirjas lihtsalt erinevad lahendused, ma ei tea. Ei, erinevad lahendused, tegelikult ikkagi kui nagu valida, ütleme,
mõttes Compensa, kui minu nagu asjad on Compensast ostetud, on ju, siis ilmselt mul on kõige mõistlikum minna Compensa kodulehele ja vaadata oma kolmandat sammast sealt, et kui mul on nagu mul on Compensa ja SEB veel erinevad lahendused, veel kindlustuse ja fondide lahendused. Siis ühte kohta ei ole. Siis ma jään selles mõttes vastuse võlgu. Ma ei tea, kas kindlustuse adekvaatne kolmanda samba kindlustuse info on pensionikeskuses kaasatud tänapäeval või mitte. Ma tegelikult jään praegu vastuse võlgu. Et kunagi see ei olnud niimoodi. Et ma ei tea, kui keegi noogutab, ütleb, et kas on või ole, aga see oli, ma mäletan, kunagi see oli probleem. Ja siis oli iga tegelikult nii-öelda siis pensioni valdkonnas siis teenuse pakkuja tegelikult katsus võimalikult palju ise kliente sellise informatsiooniga nüüd ära katta ja seda infot talle kätte saadavaks teha. Et okei. Jah, ma ühe vastuse jäin praegu võlgu. Jaa, ma tahtsingi, et sa lõpuks võlgu jääksid, sellepärast, et nüüd, kui vaatajad näevad sind siis kõndimas tänaval... Et nad saavad küsida. Või saavad mulle öelda. Jah, või saavad öelda, täpselt, see on ka väga hea variant. Aga ongi, me selles mõttes tegime kohe näha, et matemaatikuga istun siin, sa ei teadnud mu küsimusi, aga sa oskasid täpselt kell 11 kõik nagu joone alla tõmmatad, väga ideaalne. Selline see tänane saade, üritus, festival, reiv, kontsert, karaoke, mis me siin tegime, selline ta sai. Väga põnev ei rääkida sinuga. Ma imestan, meie vanuse vahe on küll, mulle tundub mingi 50-60 aastat, aga täitsa huvitav oli... No ega tuvide elu ei kongile lühikene. Ja see kõlas nüüd nagu ähvardus või? Et väga tore, et sa tulla said ja tõesti, mina sain küll palju targemaks. Suur tänu sulle! Ja, tänud kutsumast ja loodetavasti üle abiks. Aitäh! Aitäh!